Ja tõenäoliselt saan ma kohe väga haiget. Jou, täna on see päev, kui ma teen ära selle lolluse, et ma võtan selle asja ja torkan selle läbi oma nivu, et panna need sisse. Miks ma seda täna teen, on see, et mul on viimane nädal Anne noortekeskuses tööl olla ja ma kolin varsti Inglismaale. Aga ma kasutasin siiani Norteka kaamerat, nüüd mul enam seda rohkem ei ole ja ma ei tea, millal ma järgmise video saan teha. Nii et teeme täna selle väikese eneseületuse ära ja teeme need nibuneedid mulle. Vaatame, kuidas läheb kohe. Kardan, aga saab hakkama. Jube. Oi. Võtame siis paljaks ära ja siit ei ole üldse imelik, kui keegi vaatab. Ja siis hakkame märgistama. Ma ei tea, kas siin on saas midagi märgistada, nii väikestama. Let's do it. Ma siin avastasin, et ma ostsin nagu paksema neid nagu mu eelmist olid. Oih. Aga ma ei ostnud paksemat kanüüli, nii et nad on põhimõtteliselt sama suured. Ehk on tõenäosus, et ma lükkan sisse ja need ei lähe otsa. Võib-olla ma pean uuesti selle kõike näide tegema. Aga see on väga positiivne. Nii. Ma ei taha väga vaadata ja ma ei taha nagu lükata ka ja või... Väga palad. Oota, aia. Ma pean teise koha võtta. Miks see nii kõva on? Tegelikult ei taha üldse läbi minna ju. Ma ei suuda nagu endast lihtsalt nagu läbi lükata. Ma peaks lihtsalt puurida. Läheb, ma ei saa aru nagu. Äkki mul on mingi rauast nibul või midagi. Äkki nad ei ole mõeldud saaks. Nüüd ma saan aru, miks nüüd pintseti oleks vahest, muidu ma lükkan endale selle sõrme sisse. Oot. Vaikselt tunnen. Hästi vaikne liikumine on. Nagu mingi rong sõidaks mu nibust läbi. Aga ma olen suht kindel, et tegelikult on mult vähe sisse läbi. Aijaa! Jälle ohtusid need pitki. Teine katse. Ära ole nii pussinud. Aijaa, mine! See nii pole liiga valus. Teist korda failisin juba. Proovime siin. Nii, 3, 2, 1. Ära ole vaid, sina ei karju. Nii, ja väga kuidagi. Keegi teeb õues mingi trenni, mida ei tea, karjumis. Okei, see läks nüüd palju rohkem läbi või nagu sisse. Aga samas see oli õige tunne selles mõttes. Tähega on seda klambrit vaja nagu nii raske minna. Nii raske. Mingist on jah polud palavan alla. Nii. Jaa. Miks ta ei võiks minna? Tugevalt ma vajutama pean, midagi kuradi. Oota, kas siin ei töötaks see, et mingi asi vastu panna või? Kuhu sisse lükata? Nagu kõrvadega tehaks või? See lõpupinge, või lõpulüke. Nagu saunas oleks. Mis asi see venis? Ma tegin mingi uue augu talle juba või? Käib!
tõenäoliselt puuris ennast kuskile mujale jälle. Ja uuesti. Ma lihtsalt ei või niimoodi jätta seda või. Miu. Yeah, baby. Tehtud. Väga viltuva. No samas ei ole kõige hullem. Okei. Kas ma rõtsume neediga sisse või? Ja miks ma ta nii kaugele lükkasin? Nii lähedalt ma ei taha nii punetti või? Kui mõnus. Ma ei tea reaalselt, kuidas ma seda neita sinna lükkan nagu samamoodi sisse, sest see ei liigu ju. Käsi päriseb natuke. Kes see tuli selle peale, et sellist asja teha nagu? Ruttu mõtleme enne, kui see asi täitsa kinni jääb. Neet ei taha üldse sisse minna, nii et me peame uuesti minema sisse. Aga ta läheb teise kohta seekord jälle ju mineb. See on suht nagu, kui ma kunagi üritasin enda luulerõngast teha, siis oli ka, ma lihtsalt naelaga lükkasin läbi, siis proovisin neeti panna, lükkasin läbi, üritasin neeti panna ja niimoodi, ma ei tea, mingi 20 korda ja lõpuks andsin alla. Lasin teha endaga. Ma ei tea, ma vist tõmban ta lihtsalt välja. Selles mõttes, et nagu tehtud sai, idee poolest nagu on olemas, pean teine kord uuesti tegema lihtsalt. Ja mida iganes, teeme järgmine kord uuesti. No põhimõtteliselt ma tean, et nibuneedid on ise endale tehtavad, lihtsalt paremat tehnikat oleks vaja ja nii hull valu ei olnudki, ma arvasin. Ta natuke ikka oli valus, aga nagu mõeldaselt on rohkem. Kodus on täitsa tehtav. Nii et järgmisena teeme keeleva. Oh, yes. Saime hakkama. Väga halva nurga all tundub olevat üldse. Ta võib paar päeva olla, nii ma saan alati ära võtta. Ütleme, et tehniliselt meil on nibuneid olemas, ma ei tea, kõverann ja värki, aga tõenäoliselt teen kunagi uuesti paremini õigete vahenditega. Aga jah, tšau. Ja oleme skatepargis, on järgmine päev, mu nibu on elus veel, täitsa okei. Ja ma arvan, et teeme natuke sporti veel. See on mu viimane video, selle kaameraga vähemalt. Ja mul on kohe tulemas ka väike edit, kus on hästi palju mu igasugust viimase Instagrami klippe, kus ma teen igast lollusid, aga see tuleb kindlasti hea video. Ja tuleb kohe varsti sinna kindlasti pane like, jaga seda kõigile. Sina, täpselt, sina pead kõigile jagama. Ja ega siin muud juttu ei olegi, ma arvan, sõidame ringi, Reno filmib kaamera taga mul ja mingid lebast asju ma täna väga palju ei jõua teha, keha on natuke sült, aga jah, hakkame sõitma. Aga siin on uus reil, seal on üks väiksem reil, see on selja taga boks, äkki oled küll seda näinud. Kui ei ole, siis tulge testima, neid rulakooli inimesed tegid ja see on väga vinge. Aga igatahes siin nüüd paneme sellele videole punkti või hüüumärgi, küsimärgi, mis iganes. Kas te mu mürtsi tahaksite osta, by the way, kui me räägime küsimustest? Pane siia, sinna, kuhu poole see küsimus läheb. Sinna vist. Jah, seal ei ole midagi. Ja kui sulle meeldis see, kuidas ma täna haiget sain, tähendab eile, ja see, kuidas ma sõitsin, või tahaksid edaspidi mu videoid näha, siis pane alla like,
võid seda jagada ka oma sõpradega ja näeme, ma ei tea, millalgi näeme ikka. Tšau!